poolitasid paku peal mootorit paar korda päevas ja kui käima läks, siis sõitsid ja kui enam ei läinud, siis jälle poolitasid mootorit ja vaatasid, miks käima ei läheks. Et hiljem said muidugi ametikoolist said teada, et kondekas, seda oli päriselt vaja, vanasti käis üle õla. Ega see on autodega samamoodi, et see nimetada esimese tuuni turbokaga või asjaga korra proovida, siis kaunis kiiresti rikub mingeid asju ära ja mingid palid hakkavad. Tuju läheb korraks hästi heaks ja siis läheb kohe hästi halvaks. Kus ma saan sulle? Et nad sõitsid tonnistest nagu nibin-nabin kiiremini. Päris piinlik oli, ma mäletan. Väga piinlik. Nad nagu, come on, nagu mingi 6 sõidavad kiiremini. Sai pill juba ära ostetud, mingi lääne pill ja siis nagu väga kähku oli, motaga lahja jälle. Siis oli nagu pahandus natukene. Tere, David! Tere, Harri! Sinu kohta võib vaidlemata öelda, et Eesti kõige kiirem kaherattamees, vähemalt kiirenduse ajal. Jah, otsa sõitis küll, jah. Võib seda küll vist väita, jah. Mööda pole keegi sõitnud. Et muudest kaherattadistsipliinidest ei hakka rääkima, aga kiirendusrajal ju kui palju need rekordeid, nii ajalisi kui kiiruse rekordid sinu nimel on ja praegu kehtivad on ju ka sinu nimel? Ja nüüd on kehtivad ka nii kiirus kui aeg, aga eks neid selle uue rattaga on tulnud siin iga hooaeg vist mingi 2-3. Nad on küll pudi siuksed väiksed kõik alati. Kõik käibki siuke. Aga see siuke suurem aste tuli jah selle uue sikliga. Kuigi ka eelmise rattaga sai see Nilsi kaua sõidetu, kaua olnud rekord üle sõidetu. Praegu tuli 8,21. Just, jah, Eestis on 8,21. Ja 289 kilomeetrit tunnis. Ja, just. See on päris vinge. See on jah siuke aeg, mida ma ise tegelikult mõned aastad tagasi isegi julgesin väita, et seda Eestis ei saagi sõita. Okay. Just see raja tõttu. Aga praegu ma isegi arvan, et meil saab 7 sõita juba. Mitte, et rada oleks nagu paremaks läinud. Väga palju. Natuke kindlasti on, aga eks me ka natukene õpime juurde. Käime ja vaatame, mis mujal tehakse ja siis seal saab vaimu, et tegelikult saab küll. Aga rada läheb muidugi ka natuke ikkagi nipet-näpet paremaks, et see aitab ikkagi kaasa küll. Kaherattalisel vist annab see nagu eriti veel tunda. Ja me oleme raja juures, oleme tegelikult ammu juba nagu piiri peal, ehk siis ratastega. Et seda ei pane maha Eestis. See on nagu igatepidi ära tõestatud väga palju. Ja olles Soomes käinud nii mingisugune 10 aastat tagasi kui ka nüüd siis viimased paar aastat, mitu korda aastas, siis seal ei ole nagu mitte ühtegi probleemi. Ehk siis seal sa jälle tunned, et jälle on jõudu vähe. Jälle ei tõmba nagu. Et seal on vahe on hästi suur Eestiga. See on ikka väga suur. Aga ma arvan, Soomeni jõuame. Lähme nüüd täitsa algusesse üldse tagasi. Lähme. On päris vana, kui algusesse minna tahad. Täitsa algusesse. Kuidas üldse sinu jaoks, üldse tehnika ja tsiklid ja kuidas see kõik alguse sai? No nagu siuke minu aja huntidel ikka, et muld põrandaga ja kuskil kuuri jälle. Punnvõrr. Punnvõrr oligi, jah. Kõige esimene oli punnvõrr ja see oli mul vist nädal aega. Ja see oli siuke huvitav asi, et läksid lõunaks tuppa sööma ja siis enam käima ei läinud pärast, eks. Ja siis väga kaua ei viitsinud. Ja siis sai ta kuskil ära lükatud ja siis tuli vene asjad on ju, liidu asjad siis nii-öelda. Ja kuna ma maal elasin ka, maapoiss, ma Järva kandist pärit, et Rapla tänalt kuskilt. Et siis meil olid hästi head võimalused nagu sõitmiseks, mis hullult hästi soodustus, et me saime seal nagu täitsa rahumeeli nagu võpsis kuuma anda nende asjadega, et oligi mingi Vosott ligi ja kuskilt mingisuguse külamehe käest jälle ja siis ma ei tea, poolitasid paku peal mootorit paar korda päevas ja kui käima läks, siis sõitsid ja kui enam ei läinud, siis jälle poolitasid mootorit ja vaatasid, miks käima ei läheks. Et eks ta nii käis ja kui sa seda nagu mitu aastat või aastaid nagu teed, siis lihtsalt nagu lõpuks nagu kasvad nendega nii kokku, et kogu aeg see kooliväline aeg oligi ainult nagu mingi siklimöll. Aga see mootori lappamine, see oligi täitsa niimoodi, et võtsid selle mootori hakkasid tegema või keegi nagu
kõrvalt kaugelt nagu juhendas ka või näitas midagi või kõik oli? Ja minul on siuke huvitav nagu taust, et mul ei ole olnud mitte mingit nagu sellist head taustajõudu nagu. Isal kellegil midagi polnud, lubegi polnud, peres autot polnud. Et selles mõttes siuke täiesti iseõppimine ja niimoodi hakkasid nokitsema, vaatasid. Hiljem said muidugi ametikoolist said teada, et kondekas, seda oli päriselt vaja, vanasti käis üle õla, vaata. Et siuke, ja tekkis mingisugune väike vene kirjanduse mingisugune raamatukene seal, tead. Palu mingi moto õpiks, vaatasid, okei, siin on mingeid asju, mida peab järgima. Siis hakkasid mootorrattad sõitma ka, muidu lükkasid rohkem. Aga üldfüüs oli kõva tol ajal. Sest neid jutte on ju küll ja veel olnud, et kuidas naabripoisil oli punnvõrr, mida ta 2 päeva järjest käima jooksis, siis kui ta korraks käima sai, siis sõitis kõigist mööda ja siis jälle järgmised 2 päeva jooksis seda käima. Ja no neid erinevaid variante sellest on nagu seal küla peal oli ju teistel ka pille, et neid on ikka jõhkralt. Et seal kogu sinu vaba aeg seisneski selles, et need asjad sõidaksid ja siis saab kuskil metsaväljal pulli teha. Et sealt see tuleb see siuke mototaust ja siklid ka siis nagu üritasid kogu aeg vahetada niimoodi nagu ikka paremaks, et midagi värskemat ja midagi võimsamat. Tollel ajal, mis nad olid, mingi 3,5 olid seal kõige tummisemad, selle kätte said, siis oli juba juhuu. Tulge eest. Rohkem kui 2 käiku ja juba läheb. Just, et see oli. Ja tegelikult olidki lõpus olid ikkagi päris päris vahvad siuksed liiduaegsed siuksed pillid, mis juba said minu poolt isegi mingit tuuni-laadset asja ja mingist raami ümberehitust ja olid siuksed ilusad, värvisime asju ja et natukene mina kogu aeg üritasin neid nagu parendada ka. Et seda siukest võidusõidu osakonda nagu me kuidagi seal oma semudega nagu ei sattunud nagu tegema. Et omavahel mingi rall seal käis, eks ole. Aga meil ei olnud seal ühtegi rada ega sellist asja, et selle osakonnaga tol hetkel nagu ei tegelenud. Aga siuke liidu asjade taust sellel kõigel on nagu ikka suurem osa meil. Minu aegsetel ja kõigil siukstel kodanikel. Aga sealt edasi sa ütlesid, et siis koolis? No me tulime linna kooli siin mingi kaadriga sealt ja siis see liiduaegsete motade nii-öelda nendega tegelemine sai tegelikult suht kiire lõppu seal, kuna seal Järvakandi viimastel aastatel tekkisid esimesed läänesiklid. Nii tekkis seal ühele külamehele mingi chopper ja siis käis linnast üks tüüp, ma mäletan jumala ja siuke ere mälestus on sellest, kus siin sõber Erki Antoga, temal oli siin mingi vinge Java ja minul oli üliäge mingi Planeta 5 ja siis tuli sealt mingi tüüp Kawasaki Ninjaga 900-sega vist ja siis me lähme koos sõitma. Ja siis see oli selline hetk, kus sa nagu vaatad, kuidas see sikkel sõidab, sest sa saidki seda ainult tagant vaadata. See oli kõik, mis seal nagu toimus. Ja siis sa said aru, et okei, neid asju pole vaja, seda asja vaja. Et siis sai põhimõtteliselt kõik see jant nagu maha müüdud. Sest niikuinii oli siin tuli Kaitsevägi ja linnakool ja tuli päris nagu selge otsus, et nende asjadega rohkem ei taha tegeleda. Et tegelen alles siis, kui ei jaksa nendele soetada nagu lääne tehnikat. Ja siis tuli pikem paus vahel. Siis tuli mingid aastad tuli pausi ikka päris nagu palju aastaid. Mul polnud isegi sikli lube ennem. Ehk siis me oleme sellest ajast ju tegelikult pärit siin, kus stiilis mingisugune kohalik konstaabel võtab su poe sirge peal seal maha ja ütleb, David, ole hea, pane kiiver pähe, et siis võid nagu edasi sõita, vaata. Lube pole, täitsa suva, nagu lühikesed püksid stiilis jalas. Ole hea, pane vähemalt kiivergi pähe, et siis on nagu hästi, vaata. Et siuksed ajad nagu olid veel kunagi olemas, et... No, siis... mis me siin imestame, kui ju Veljo rääkis seda, et tema ju, ma enam ei mäleta, kui noore poisina käis isa traktoriga altuurat tegemas, siis nagu tänapäeval need siuksed asjad pole mitte üheski otsas mõeldavad, et sul alaealine sõidab traktoriga või siis vahet pole kas punnvõri või tsikliga, et siis ainuke noomitus on, et pane kiiver või mingid siuksed asjad. No olidki siuksed huvitavad ajad. Aga need hakkasid muidugi tol hetkel täpselt see umbes läbi ka saama ja siis tuli mingi autoaeg vahel, et siis oli ikkagi ka mõned siuksed pöördepunktid olid elus, et siis ka siuke ere mälestus, ma mäletan, kuidas minust üldse mingi turboinimene hakkas vaikselt vormuma, oli see, kui
Semu soetas omale siis mingisuguse Audi 200 Turbo 4. Ja siis talvel tükki bussijaamas, tule peale korra, ma näitan sulle ühte asja. Siis me õljusime sealt välja. Et see oli ikkagi siuke asi jälle, et okei, seda on ka vaja. Kas juba sellel hetkel nagu käis mingisugune asi, et tsikkel ja turbo oleks nagu äge või? Ei käinud, tol hetkel kindlasti mitte veel, et siis lihtsalt sai turboautodega jänditud päris pikalt. Päris kähku oli nagu turboautot vaja. Ma mäletan, et osta ei jaksanud, siis oli vaja ehitada. Hakkame ehitama turboautot. Ja mul oli Calibra, mingi ülivinge, kiirete vihaste alutiivad, ise tehtud stanged, asjad, möllasime sellega linna vahel ringi sinna. Ja siis hakkame turbotama ja sattusingi mingisuguse sumbutaja müüja või mingi siuke vend, läksin mingi torustiku juppe otsima. Ja tüüp ütleb, sul on jumal lahe Calibra, vaat selle uues. Aga ma just tõin Saksast ühe turbokalibri. Ma isegi vist, ma ei tea, kas ma üldse teadsin, et seda turbokana on olemas. Et mul linnukas elan, et tule läbi, vaata. Lendasin laivi sinna ja siis tegime selle proovisõidu seal ja no siis oli kõik nagu maailm, sai jälle otsa, vaata, okei, üks siht jälle ainult, kõik asjad alt ära. Tüüp oli nõus ootama ka, sai see turbokalibra toodud ja ostetud ja 4 veokas ja see oli ikkagi tolle ajal nagu päris nagu klikkauto. Ta oli ülias korras, ta oli siuke hästi sleeper, siuke mürkroheline, lillaroheline kameelion, siuke värv. Ja see oli vahva, no. Ja sealt sai ju Samwelliga kohe hakatud semutsema. Samal ajal Mart Pere sõitis Vectraga, see on kõik see sama aeg. Ehk siis see on sama tehnika, eks ole, temal oli see Vectra peal, meil oli siis Calibra peal veel paar semu, ostsid turbokalibrat seal sama aegselt. Ja siis me seal jaurasime linna vahel nendega, olime vahvad kiirete vihaste aegsed vennad, et tol hetkel oligi see. Oli see kõik, oli teema ja siis see ajaks sai juba ka kuidagi autoga rajal käidud või? See oli kõik väga illegaalne tol ajal. See oli väga illegaalne, aga see oli väga intensiivne. Et ma mäletan siin, kus sai mingisugune Ken Gashi V12, mingi Bemm oli kunagi vist, millega sai seal vabakat sõidetud nii sirgeks, et seal oli ka juba kurvid tekkisid. Ken ütles, see küll originaalkalibra. Kuskil padu öösel, eks ole. Ja see oli ka siuke aeg, mida nagu ei tule tagasi ja võib-olla oleks parem ka, kui ei tuleks, et see oli päris nagu siuke sketši. Aga neid asju oli juba vaja kiiremaks teha. Ja sealt tuli nagu ka siuke piir ette. Ma tean, ma käisin taga kiirendusel küll proovimas, et mul selle Calibra aega, ma mäletan, see oli 13.6 ja siis Mart pani seal Vectraga vist 12 lõppu, mis meie jaoks oli nagu vau, nagu, et muidu ta oli ka madala 13 mees seal ja Sam pani ka umbes sinna kanti oma nagu Calibraga. Et aga nendega me hängisime nagu kõvasti ja Mardiga saame siiamaani väga hästi läbi ja Samiga samamoodi. Et hästi pikalt nagu teame sellest autoajast. Ja Kõrelit, kes on vana Calibra hunt meil siin, eks ole, aegade algusest. Ta on vist veel viimane, kes... Tal on vist viimane, kellel on see veel kuskil taskupõhjas alles. Et see on jah siuke... Ta on vist üle-euroopaline kuulsus juba Calibra maailmas. Aga siis oli siuke autoaeg. Mingit quattraudit viskas ja... Eks nendega vahel käidi proovimas ikka. See võistlus Calibraga, kus sa... Mäletad ka, kus sa käisid sellega võistlemas? Kiltsi Pärnu? Ja need olid kõik Kiltsil. Kiltsil ja need ilmselt olid kõik ava- või lõpulaksu raames. Ma arvan, et ma ei tea, kas need ametlikud võistlused olid, et kas me sinna trügisime. Sest et ei niimoodi küll öelda ei oska, et oleks päris mingit sarja proovinud või hooaega proovinud sõita. Et aga ma ei tea. Päris head nobedad autod olid tolle aja kohta. Ma mäletan. Kindlasti, sest et see on peaaegu samas ajas, kui see kõigile kuulus Credibemm ju oli. Just, see oli täpselt see aeg. S2-d hakkasid mõllama ja läksid väga kiireks. Ja kui Credibemmi esimene ametlik kiirendusvõistlus oli ju see, et läks oma nende meeletult raskete stangede asjadega ja sõitis selle niimoodi juba 12 midagi või. Ja siis kõigil oli vau, sest et see periood veel ju Kurikse Vitsuta olid seal samamoodi alles 10 kandis. Nagu seda oli raske teha tollel, seda oli päriselt raske teha. Ja, et see hetk, see 12 oli kõigil juba selline, et wow, et siis see 13 on, ma ei tea, kas võib-olla on nagu õige võrdlusena tuua, aga see on sama nagu tänapäeval siukene kõrge 9, madala 10 autod. Probably küll, jah.
midagi sihukest. Sinna... Sest ma mäletan, me ikkagi street race'i laadset toodet sõitsime selle kalibraga nagu väga palju. Käisime seal öösiti hängimas ja noh, seal ikkagi parimatel aegadel oli ta ikkagi kiirem kui VRX-id, M5-d. Ja see oli nagu täisliiper originaalväljega meelega ja sihuke üli nagu kihvt auto oli. Ja see linna vahel tegi nagu palju pahandust. No ja pluss see, et 4 vedu. No see oli ta ainuke eelis, et noh, muud moodi polnud võimalik. Noh, kuigi tegelikult on ju ikkagi võrreldes nagu mingite BEM-ide asjadega, ta on ikkagi kergem ka ju. Jaa, kindlasti. Neid eeliseid tuleb. Jaa, just. Ma arvan, ta on väga palju kergem. Ma ei tea, aga no... Ja sihuke ei, see on ka äge aeg oli. Sam niikuinii vaatab, siis kommenteerib olla. Ta teab nüüd Sammi ma tervitan nagu kindlalt, et Sam oli suureks abiks kunagi. Chippis mul ekud seal ja möllasime aegadel, kus keegi tead, mis asi eku ongi veel. See oli väga kihvt. Mingisugune karp kapotil, kus on juhtnud küljes ja kõik. Aga sealt, kuidas siis edasi hakkas minema? Edasi läks väga lihtsalt selles mõttes, et kõik läksid jube kiireks igal pool. Ma mäletan, et siis alguses ma olin nagu päris hästi tabelis igal pool oma selle kalibriga. Ja siis hakkasid kõik nagu asju ehitama. Panid nagu Disco Potato't või S2-le. Siis kohe jäid jänni selle sama autoga, mis ennem oli nagu sinust aeglasem. Ja siis mõtlesin, et äkki vahetaks ka siis turbiini ja siis vaatad sidurit. Mart Pere tegi kõik need asjad ära. Siis nagu kogu aeg igapäevaselt käisid tal seal kanali ääres vaatamas ja kummi toksimas, siis nägid, mis need asjad kõik maksavad, on ju. Noh, minul mingi koolist tulnud vend stiilis, noh, taksopargis kuskil töötan, on ju, noh, mul ei olnud nagu lähedasigi võimalusi sellega tegeleda, siis mõtlesin, et pekki küll suva, noh, hakkame motaga sõitma uuesti. Huvi pärast lihtsalt, et kui sa taksopargis olid, siis seal sa olid luksõppena mehaanika. Jaa, mina olin puhas luksas. See on või päris kaua, ma olin sealt koolipraktikast ajast ja siis pärast ka veel mingid aastad tööl. See oli väga süke mõnus lebo aeg, vaba graafikuga tööl käimine oli süke. See oli ka teisejärguline töö tegemine oli see. See oli ka natuke sükene retro koht tegelikult. Väga, see oli väga bänger. Seal oli ikkagi mehi, kes olid seal tööl ajast, kui Kristiine keskuse asemel oli veel taksopark ja liinina tehti taksoremont. Et süke, seal nägi ja kuulis väga nagu vahvaid. Ma kujutan ette, et seal need vanu nagu nõukaaegseid võdusõitjad oli ka siis päris palju. Jaa, seal olid Volga hundid kõik, sest Volga oli ju takso. Ja kõik need lood, kuidas sealt tulid kastides asjad, kuidas lihtsalt otsiti diffri, teo ja taldriku koode kokku ja sellised väga põnevad lood, kuidas lapati käigukaste valmis rallimeestel ette ja hästi huvitav aeg oli tegelikult. Minu jaoks on siiamaani nagu väga imetlusväärne see Nõukogude võidusõidu aeg, sest et siis tegelikult ei olnud ju asju. Just. Ja siis oligi see, et kui sa tahtsid võidu sõita, sa pidid olema ka konstruktor, mehaanik, insener. Jep. Et see kõik see väga palju asju toodeti või siis tehti ümber. Või siis mingid jutud ka, kuidas võeti mingisuguse seti mootor, millele pandi mingi teise mootori süüde peale, mootor tagurpidi tööl ja vahet ise reiti kolb sisse, keps pressiti lühemaks ja mingid täiesti utoopia asjad, mille peale tänapäeval nagu vaata, et ei tulegi, kui ei teaks. Et tänapäeval on lihtne ju eBay või mis iganes sait lahti ja saab peaaegu kõike tellida. Just. Kuigi seda kaadrit ka mul seal kodukandis oli väga palju, aga see oligi täpselt nagu jäi vist tundub, et jäi meist nagu varasemaks veel rohkem sinna liidu aega, kus olid Alma Vüüd ja asjad, kus seal ikkagi stiilis keset Alevit olen pilte näinud, oli kunagi Krossi rada, või see söerada, sorry. Et hiljem oli seal küll mingisugune laste jooksu, mingisugune väljak on ju, või siuke staadion, aga tegelikult oli kunagi see söerada keset Alevit, et motosport oli nagu sellisel tähtsusastmel omal ajal, eks ole, ja siis olidki need Alma Vüüd ja kus siis nokitseti neid sette asju, et see kraam kuidagi meist jäi mööda või siis ma ei tundnud õigeid inimesi, et see võib ka olla. Et ma olin seal siuke üksik üritaja rohkem küla peal ja tegin oma kuuris oma asju. Vana kooli sellest võidusõidust rääkides, siis oli kui rahvaarvult number 2 üritus oli ju Pirita ringrada. Et sellest ainult rohkem võib-olla autorallis mingid asjad olid. Aga kuidagi see Kalevi suursõit oli kuidagi nagu eriti selline vaata, et ainus koht, kus oli rohkem rahvast, oligi vist laulupeol.
ja siis juba nagu rahvaarvult teine oligi see Kalevi suursõit, et see. Seda siin vesistavad paljud siiamaani ja jätkuvalt vist loodavad, et midagi sellest tuleb, aga kui sellest tuleb, siis see tuleb küll mingis paraadvormis võib-olla. Pigem küll jah. Aga just need ajad on möödas vist. Jah, et seesama võrdlus, et kuidas see aeg oligi, see nagu motosport oli nii nagu populaarne nagu rahvaala vaata. Et oligi, sul oligi väikses alevis oli omal rajad, asjad. Just. Ja seal olid tegelikult ikkagi suured garaažid, kus tegeldi ainult mootorratastega, isegi meil seal samas Järvakandis. Et mina seal küll ei sattunud, aga ma ju tean ikka ja olen kuulnud ja näinud ja seal on jätkuvalt vist lausa ühel mehel muuseum, kus on need asjad talletatud. Et seda kraami vanasti hoiti nagu hoopis teistmoodi au sees ja see ajamaht, mis sinna inimesed oma vabast ajast panid, see oli ikka päris suur, ma arvan. Nii, nüüd läheme tagasi sinna, kus pooleli jäime. Et sinu autoaeg, kus sa nägid, et teised hakkavad juba kiireks minema ja tükid hakkavad liiga kalliks minema. Tükid lähevad kalliks, siis tuli jõle kaval plaan Davidil. Ostan Mota uuesti, nüüd on Lääne Motad kõik olemas, need põhimõtteliselt juba sõbrad Leedust tõid ja kõik vägev siin. Ja mul ka Motat vaja nüüd. Et mõtlesin, et toon ära, teen load ka kohe ära. Oligi siuke, et tegelikult tõimegi Leedust juba mingisuguse Ninja ära mulle seal on ju. Sõita ei saanud, lube veel polnud, seisis siuke kuukene seal kuskil äia töökojas ja kõpitsesin seal midagi ja keerutasin pöidleid seal, et tahaks sõitma minna on ju. Aga sai pill juba ära ostetud, mingi Lääne pill ja siis nagu väga kähk oli, Motaga lahja jälle. Siis oli nagu pahandus natukene, sest et mõistus oli veits otsas, vaata, et mida siis nagu. See oli samamoodi 900. Jaa, 900 Ninja, et seal ei olnud nagu väga palju enam minna, vaata. Tonnised on muidugi legepillid, on ju. Ja tegelikult oligi järgmiseks tõimegi, ma müüsin ta ikkagi päris siva maha selle 900 Ninja ja tõingi selle päris nagu Eestis lege pilliks muutunud selle 1000 Kikseri, mille me leidsime ka kuskilt Leedust niimoodi, et Semudel kaks sõpra, kus kaasas olid, siis põhimõtteliselt nagu nägid seda, ütlesid, kui sa ei osta, ma ostan kohe ära. See on imeilus nagu, ma ei oska seda aastaarvu öelda, et oli 2001 või 2 aasta mudel, aga ta oli ikkagi võrdlemisi uus tollel mingid aastad vanad. Et see sai nagu ära toodud ja siis see oli nagu veits parem nagu ikka, sellega sai nagu juba sõita, on ju. Aga see oli vist esimene ratas, millega ma sattusin nagu sikliga kiirendusele. Et see oli, see oli sõber Erki Antoga koos, temal oli minu meelest, kas oli R1 ja see oli kas ava või lõpulaksu kokkupanek neil, Sallu lappas oma staffi kokku seal ja siis me läksime seal nagu kraapisime jalga, et Sallu, luba meil ka proovida sõita, praegu veel aja võtta, on üleval, vaata. Ja siis Sallu ütles, sõitke siis nii kaua siin, vaata, need lappasid oma aedu kokku seal ja mingid telkeks. Ja siis ma mäletan, kui see esimest korda me saime aega sõita, saime päris vist mingi timeslipid ja asjad, siis ma mäletan, ma olin nagu räigelt Erkist aeglasem. Siis ta oli nagu päris hea, ma mäletan, kuidas seda tegid? Näe, see R1 see aeg oli tegelikult ju suht sukene lagipill. See oli kõige lagipille üldse, mis vist olla sai tolle ajal. Aga see oli muidugi hea Kikser ka, et eks seal oli ja siis selguski võrdlemisi nagu kiiresti, et juhtumisi on mul vist üks maailma parimaid nagu siklitoorikuid sattunud. Et see sikli edasiarendused tekkisid väga palju tänu sellele nagu olemasolevale toorikule, mis juhtus nagu mega õige. Et oleks mul olnud endal siin mingi /R1 või mingi sellelaadne pill, siis ma oleks päris nagu palju pidanud rohkem ilmselt vaeva nägema, et need asjad koos ka püsiksid. Sest Suzuki nagu tuunimaailmas on nagu top pill. Aga mäletad ka, mis need esimesed timeslipid olid? Ei mäleta. Ma kahtlustan, mis on tavaline stock-pilliga seal võivad olla, mingi 11-12 olid, ma arvan, ei oskanud ju midagi seal sõita ka ja vaikselt panid minema, saaks gaasi andma. See käib, et midagi erilist seal kindlasti ei olnud. Minu puhul ma arvan, siuke hästi mingi keskpärane. No, aga see R1 oli siukene pool sekundit kindlasti kiirem. No ma arvan, et isegi rohkem ma arvan isegi, ma ei mäleta üldse nagu sellest ajast aega. Jah, kuna ma ise olen pigem... Aga siis sai esimest korda proovitud nagu mootorrattaga, foori tagant start. Ise pigem ma olen sikli nagu kauge inimene, aga ma mäletan seda, et kuna umbes selle samal ajastul käis kuidagi läbi, et see Yamaha R1 või need muud mingisugused R-id on täpselt
et on niisugused tsiklid, et sa võtad ja lähed taga kasvõi kohe ringat sõitma nagu, et ta oli juba piisavalt nagu kange sellel hetkel, et niinimetatud. jah, ta oli tipupilna. Kõik teda tahtsid, paljud ka ostsid. Ja niisuguse hästi niisuguse minu meelest natuke niisuguse ongi võib-olla rinkaliku iseloomuga ratas. Pigem närvilise nagu raamikomeetriga. Rooli ja mordi nõudlik ja niisugune lenksu mordi siis on ju, et niisugune polnud minu maitse. Mulle kohe kuidagi meeldis see Suzuki maailm ja mida rohkem ma selle kohta uurima hakkasin, seda rohkem ma kinnitust sain, et see on nagu täpselt õige film, millega tegeleda. Et siis õnneks Susul oli nagu mingisugune välidesindus ka tol ajal. Hästi ammu, sest meil on Eestis olemas Ramo, mis on Eesti üks vanimaid ettevõtteid. Vaba siis taasiseseisvunud Eesti on, et see oli niisugune koht, kuhu sai alati minna. Natuke said riieldes iga kord leti taga vana bossi käest, aga ikka said mingi lahenduse ka. Et see aitas ka nagu mingil määral kindlasti kaasa. Aga jah. Aga siis peale seda avalaksu, lõpulaksu, siis foori tagant siis tuli kuidagi nagu isu, et... No midagi pidi klikkima jah, selle mõttes, et midagi vastumeelset seal küll ei olnud. ja see suurem nagu nähv käis nagu Soomes tegelikult ära. Ehk siis me käisime vaatamas ka Alastaros Euroopakaid. Niimoodi seal vist sattusime korra 2 äkki vaatama või midagi semudega ja seal ma nägin parklas turbomootorratast. Nagu lihtsalt kruusa peal. Siis ma mäletan, et ma mingi seebikarbiga tegin sellest pilte seal põhja alt ja igalt poolt. Ja siis mäletan väga selgelt, miks Eestis ühtegi turbomootoritest pole. Ja nagu väike internetiteer ja vaatasin, mul on ju täitsa kõige õigem pill, vaata. Et sellel on päriselt isegi mõni jupp saada ja mingi info on olemas. Ja. Et see oli väga-väga suur nagu tõuge, et hakata üldse siklist midagi tegema kiiremat. Sest ega see tonn oli ka, võtsid gaasi põhjas ja sõitsid, mingisuguse käiguga juba. Et esimese käiguga jah ei hoia, ja teisega ka võib-olla veel ei hoia. Edasi oli juba võits haigutama, vaata, kui sa iga päev taga sõidad. Sest oli meil iga päev asjad tegelikult, et me sõitsime nendega ju konstantselt ja palju. Ja kiiresti. Ajad olid sellised, kus nagu sai mootorrattaga kiiresti sõita. Ja siis oli tarvis neid kiiremaks tegema küll hakata. Aga seda Gixxerit nagu mootori poolest sa jõudsid ka tuunida kuidagi kuhugi maal? Jaa, see selgus väga kiiresti, et originaalmootoreid ei turbotata mootorratastel. Ega ma mõtlesingi, et enne kui sa üldse turbutama hakkasid, et kas siis sai ka selle mootori arendamise jõu tegemisega kuidagi nagu midagi vabalt hingava tuuni mina vist ei ole nagu elu sees kunagi eriti teinud. Et hakanud seal mingit nukka vahetama või... Sest esiteks meil Eestis on isegi mingid erilisi seadistamise võimalusi. Ehk siis sa ei saa seda nagu kuidagi nagu isegi lõpuni viia seda oma tuuninguteks. Ja kuidagi kohe alguses tundus see täiesti mõttetu. See on nii väike vahe. Et see ongi sama, et võtan sõbra, kes selle R1, mis on siis nii numbriliselt võib-olla kangem ja võib-olla kõrvuti sõites ka veits imbub eest ära, eks. Siis vaatan poole eriline vahe, vaat isegi kui ma saan ta samasuguseks, eks. Et see kuidagi väga palju ei kõditanud tol hetkel, et kohe oli vaja turbokat, ma mäletan, nagu nii kui sealt Soomest tuldud sai, seda on tarvis. Hakkasime kuskilt nurgast jälle mingit infot otsima. Tekkis üks inimene, väga hea semu, tekkis, kellel oli Eestis olemas töötav turbomootorratas, oli Klaus Luhavee. Ja tema oli siis ka sommide abiga nii-öelda siis nagu endale ehitanud turbomootorratta. Ise ehitanud, mitte ostnud valmis. Ehk siis ta oli saanud info, osta see toorik, tüüp ostis Saksast selle ratta, mingi õlipõletaja Gixxeri vana 1100. Ja sommid siis olid neid juba teinud. Ehk siis sai sealt kogu selle info, ta oli karpapill, sai sealt selle jettingu info, need tüüsid, nii on vaja teha, karpade ümberehitused, millised asjad on ju. Ja need mootorid tollel siuksed, et mootorid teha polnud vaja. Ehk siis üks par võisid peale laadida sellele mingisugusele käkile ja teinud teist nägugi, et paikidega seda nagu teha ei saanud, et alumiiniummootorid tegema. Et seal oli veel mingid asjad lausa, ma ei tea, pool malmist vist. Et see õlipõletaja on muidugi selles mõttes lege pill, et nad on siiamaani nendega
mingite derivaatidega sõidetakse ka kiirendust ja asju, et nad on päris tugevad nagu. Okay. No täiesti stokkmootoril parr pähe ajada on 0.8 nägin seal samas Soome Dünos ise, kui käisin siis lõpuks seda enda tonnis seal seadistamas, et meil oligi siuke trip Soome, tüüp elas Rovaniemis, võttis meid seal vastu, panime minu Mandi bussi ja kogu see kolled asjad tegin ise, noh, rauatööd, need ma tegin kõik ise kogu aeg. Keevitused asjad ju püsisid käes, eks. Ja kitid asjad tootsime ise ja turboinfot saime. Aga ongi see, et see info siis hakkaski tulema selle sama siis Eesti mehe käest ja siis ka internetist või? Minu infot tuli algselt üldse USA foorumist. Siis oli foorumi aeg. Kõik õhtud istusid arvutis ja praktiseerisid inglise keelt. Ja stiilis panid isegi vihiku nurga peale kirja, mis segudega üldse asjad käima peaks. Mis on tühikäigu segud ja mis on boost'i all, load'i all segud. Mitte midagi ei teadnud. Üldse ei teadnud, mis seguühiki tähendab. Et see oli aastate pikkune nagu õppimiskurv lihtsalt kogu aeg arvutis. Kogu aeg foorumites samamoodi küsid asju, kui ei tea. Samamoodi näed, mis teised teevad. See oli pusa foorum. See oli siuke äge pusa foorum seal ja ülelaadimine oli juba asi USA-s. Ja Soomes oli ka asi, et siis seal oli juba tehtud ja seal oli ka alafoorumid siis nagu Gixxer ja mingisugune väike Kawasaki osakond. Aga Gixxeri osakond oli seal päris adekvaatne, et sealt sai väga nagu okei infi. Ja juba toodeti juppe, et said mõne jupi ikkagi osta komeetiku tihend ja said paksema, et surveastet langetada seal. Vägev. Ei pea nagu päris ise kolbis hakkama kohe viilima. Aga see esimese enda turboka ehitamise teekond, et oli see mõte, hakkasid seda infot ammutama ja kaua see nagu ideest väga kiiresti. Esimese teostus. Väga kiiresti. Kone maha kohe, mis tihendit oli vaja vahetada. Väga kiiresti. See käis võib-olla mingi poole aasta lugu oli see. Oli seal juba asjad küljes. Muidugi ei olnud jälle seda ressurssi, et neid asju osta. Võib-olla oleks mingi tutika, mingi kärret ja panna sinna kohe diskoka vahele. Oleks väga vahva anda, aga siis said jälle kuskilt mingid asju. Et mingid jupid pidi leiutama, aga seadistamine oligi siis nagu algselt kohe planeeritud selle sama sommi juures. Ja tema müüs mingit siukest pihusti driverit stiilis, kütsi on ka vaja. Ja siis müüski mulle need pihustid, müüs sinna plenumisse mingisugused pihusti pesad, mille me keevitasime sinna sisse, lisapihustid siis. Ja siis mingi boosti põhine driver oli, voolik sisse ja sai põhimõtteliselt 3 nupuga pluss-miinusega ise toksida omale mingi hästi suurte trepiastmetega mingisuguse kütuse tabeli sinna, eks ole, pöörete põhiselt. Aga ta laias astus nagu süsteemina töötas. Ma isegi mujalt Euroopas seal mingite turbosiklite ehitamises ettevõtte käest seal ka uurisin midagi, mis nad arvavad, et me oleme testinud, aga see on väga algeline süsteem. Aga toimis, ma panin ta sinna külge, käisime seal Soomes ära, saime sellest siis mingisuguse pilli, mis tol hetkel oli nagu kindlalt Eestis esimene pritsega töötav turbomootor, mis päriselt töötas. Ehk siis ikkagi ta sõitis, võisid ta täpiks vajutada kõik segud paigas õiged. Aga selle karbil endal oli siis mingisugused totrad titevead, et ta ikkagi mingisuguse aasta pärast või midagi sulatas mul selle kolvi seal ära, sest et lihtsalt ta mingil hetkel ei aktiveerinud. Ehk siis see segu jooksis lihtsalt lahjaks. Ja ma ei saanud talle siis nagu jaole. Hästi suur trepiaste, et see võib-olla see astme nurk siis. Et igatahes ta oli hästi kandiline lahendus, aga ta ikkagi oli täiesti sõidetav nagu. Et arvestades, kuhu me tänapäeval nagu jõudnud oleme nagu igasugust seadistamise asjadega, siis see on ikka nagu täielik joke. Aga vanasti niimoodi käis, et kütsi see anda sedasi ka. Ja rõhku polnud ka palju, ehk siis nad ju sõitsid tegelikult mingi 0.6 parriga, mis on mootorite maailmas siuke, et enam-vähem stokkmootor elab ka selle ära, kui on hea seade. Tänapäeval ongi nagu lihtsam, et seade on võimalik nii hea teha, et see rauaosa ei pea enam nii hea olema. Vanasti oli nagu vastupidi. Et raud pidi väga palju parem olema, selleks seade oli niikuinii väga all. Mäletas ka palju see esimene turbokas jõudu tegi? See oli hästi ebaadekvaatne dünopink, mida me tol ajal ei teadnud. Tol hetkel ta vajutas sealt kohe mingisugune 300 hobujõudu, meil oli juhuu, aga päris maailmas oli see tegelikult 200 paarkümmend ainult, mis me pärast nagu hiljem teada saime.
et ei teadnudki seda üldse. Aga vägev oli ikka, et saime kohaliku motoajakirja kaanepoisiks kohe ja sellega ja kõik oli vahva, onju. Et ja näitustele ja asjadel sai käidud ja pill oli tol hetkel veel hästi ilus klants. See esimene sõit sellega, mäletad ka see? See oli muljetavaldav. See oli niimoodi, et me võtsime ta öösel laevast jõudsime tagasi tulles selle viimase laevaga, see jõuab mingi 12:30 Eestisse, onju. Saime sinna Mustamäe garaaži mulle ja siis ma ei. Ja see oli täpselt nagu enam-vähem samal ajal aastas kui praegu, kui veebruari, märtsi kant. Ma mäletan, et mul see oli täpselt 18 aastat tagasi. Poiss saab nüüd 18 ja tema ei olnud veel sündinud. Tema aprillis sündis. Ja siis me käisime seal. See oli 18 aastat tagasi. Ja siis mul oli kindlalt vaja nagu öösel minna proovima seda kondleid, midagi küljes polnud. Siis ma mäletan, kus ma Mustamäel lihtsalt vajutasin selle täitsa täpiks. Ja tagasi tulles oli niimoodi, et okei, nüüd me räägime. Nüüd me hakkame sõitma, poisid. Aga oli ka nagu natukene nagu hirm või aukartus või? Aukartus oli jah, hirmus ei olnud. Ta nagu ära ei taht tappa kohe ja nii palju olid nagu mootorrattaga sõitnud juba nendega ka nagu kiiremate baikidega, et me ikkagi sõitsime seal esi- ja tagaratta peal ja igati pidi nendega niikuinii vaata. Et see sihuke sõiduoskus oli võrdlemisi heal levelil vist tundub. Et sai sealt põhimõtteliselt sai ilma ühegi crashita sealt läbi tuldud. Et ei ole neid nagu kummuli pannud, ühe kitse sõitsin pooleks, aga sinna pole midagi teha. Kui ta sul ette astub, siis... Et seal oli lihtsalt, kits, okei. Ja juba kõik oli pillerkaar. Aga tuli välja küll vist nagu, et selles mõttes ja siis sai sellega sõidetud. See oli ikka nagu, see oli väga suur vahe. See sikkel teeb väga kõvasti väänet. Nad on umbes tonnine paik, teeb stokis mingisugune alla 100 väände. Tänapäeva kõige tipupillimad seal teevad mingisugune natuke üle 100 väände. Et see jääb umbes 100 kanti. Tänapäeval meil turbokad teevad 200-255 väänet. Sul on nagu 2-3-kordne mootorratta nagu väände moment. See on väga muljetavaldav. See on väga suur vahe. See on väga muljetavaldav. Ma olen väga palju sõpra ära rikkunud turbomootorratastega, kes praegu sõidavad meil siin koos pundis, et proovi korra. Proovi. Vana legend Nils Laur ja proovi korra seda. Kõik müüki Inglismaalt turbopusa asemele. Seal nagu instantne mõju on sellel turbomootorrattal, et osadel on isegi öelnud, parem ära proovi, kui su rahakott ei võimalda seda, et parem ära proovi, sul on kohe tarvis seda. Ega see on autodega samamoodi, et nii-ütelda esimese tuuni turbokaga või asjaga korra proovida, siis kaunis kiiresti rikub mingeid asju ära ja mingid pallid hakkavad... Tuju läheb korraks hästi heaks ja siis läheb kohe hästi halvaks. Täpselt. Kus ma saan sulle? Aga siis oli see turbokas sul ja sellega siis selle esimese turboka jõudsid rajale ka juba? Jaa, sellega ma sõitsin ju kõvasti träägi. See oli see sinivalge, millega sai sõidetud ju kõiki neid Tartu igasuguseid autoklubide üritusi. Ma olin ta juba teinud pikaks, sest et vabalt hingavana oli kohe teda vaja nagu pikemaks teha, et üldse kuhugi jõuda. Ja, siis ma olin ikka juba träägimees vabalt hingavana sellega. Et siis see muudab juba mootorratta palju kiiremaks, eks ole. Aga vist see nagu üks esimesi siukseid tuune ongi vist selle tagakiigi pikendamine. Ja, ikka. Madalaks ja pikaks. Aga äkki sa, kuna natukene ma saan aru, miks, aga võib-olla äkki vaatajad ei saa aru täpselt, miks see nagu nii vajalik on tsikli puhul väsi, et see tagakiiget pikendada ehk teljevahe pikendada ja see madalaks läks. Mis see nagu annab või nagu... See annab võimaluse rohkem gaasi anda. Selles mõttes, et tsikl on ikkagi piisavalt kerge, et see juba originaalmootori võimsus ju mingi 1000 paik sõidab tagaratta peal, lähes mingi 3. käiguga ka seal, keerad põhja ja lihtsalt ronid püsti. Et võta mingisugune lauajupp kätte, võta meetrine lauajupp proovi tõsta ja võta 6-meetrine proovi tõsta. Põhimõtteliselt mingid loogika ilmselt on nagu natuke kattuv. Et see mootor ei suuda pikemat tsiklit püsti tõsta, kuna tangi efekt töötab, füüsika töötab, eks ole. Ja sellepärast neid pikemaks tehakse, et kui hakkab maha, ringi ei tõmba ja jõudu on, siis on alati vaja teha pikemaks pilli. Ma just tahtsin küsida ka sellega, et kui kiige pikemaks läheb, siis kas see ringi tõmbamine läheb ka lihtsamaks kohe? Loomulikult. See on kõik nagu seoses omavahel. Et neid saab teha ainult siis pikemaks, kui sul rada võtab vastu. Ehk siis tänaval sõites pikendatud mingisugune mootorratas teinekord
vahib seal foori taga, on ju, me räägime siis nagu tänavafoorist, on ju, mingisugune Horneti mees sõidab minema. Et sa ei saa isegi taga hästi nagu mingisuguse niiske või külma ilmaga minema koha pealt, et tõmbab lihtsalt ringi ja natuke tahab alt ära minna ja pead järgi andma. Et aga noh, kiirendustingimustel ikkagi ta ikkagi hakkas maha sellel määral, et ja juba mingi ref on ka teine ja veits, siis ikka saab ikka gaasi anda. Aga see tsiklil, see tagarefi värk, et seal just algusaegadel, et pealt on juba ju väga konkreetselt välja kujunenud mingisugused refid, millega ju Skandinaavias ja siin sõidetakse nagu väga seal on põhimõtteliselt 2 refi ainult tsikli träägis üldse tänapäeva maailmas on põhimõtteliselt 2 refi, millest nagu meie regioon kasutab sisuliselt peaaegu ainult ühte, on siis see Sinko hookup, eks ole, mis ongi siis nagu kiirendusref lamedama profiiliga ja tal ei ole isegi kallutamiseks sellist nagu serva nagu ringraja refidel, slikkidel siis. Ja ta on hästi pehme. Ja teine variant on siis Dunlopi Dragmax, mis on siis USA toode või siuke, mida nemad seal kasutavad palju, mis on siis nagu ikkagi väga hea liiniraja ref. Okay. Et see Sinko hookup on puhtalt siukse halva raja ref. Okay. No ja ongi siukene nagu tänava või siukene. Ta on tänaval väga hea. Ehk siis ikkagi turbokaga tänaval on ta väga hea sõita. Aga turbokaga on see häda, et ta sööb need refid nagu ära. Selles mõttes, et semud taga räägivad, et kui sa ikkagi täie litiga sealt välja vajutad tänaval, siis mustad nagu sellised jäljed on maas. Et see võib ise nagu aimata, kui palju see ref tegelikult kulub, kuigi sa ise ei lase teda üldse wheelspinniga ega midagi. Et ta kulub väga palju ja mida pehmem ta on, seda rohkem ta kulub. Et nende hook-upidega meil keegi siin ei jaksa tänaval sõita. Et need on ikkagi meil kirendusel all. Kui sa ütles ka, et ta on pigem nagu lameda profiiliga, et ta ei ole väga ümmargune, siis kallutada on niru. Väga niru. Siuke natuke siuke tühja kummitunne on isegi, kui tal on küll seal rõhk sees on ju, aga ta on lihtsalt nii lapik, eks siis on natuke velje ääre peal kõõlumise tunne on. Aga algusaastatel siis, kuidas siis see refi? Alguses oli puhas rinkaslik, mida siukse lödima kuskilt välja võlusid mingi rinkavenna, kes seal kraapisid jalga ja nendel oli just küljed kulusid ära, meil oli vaja keskelt, et kõik kattus väga hästi ja ülejäänud asjadega tehti linna peal kaapsu, et selles mõttes lõplik häving saabus neil alati kuskil seal kandis. Et siis oli kõik slikiga ja sellel oli piir. Et väga kähku jõudsime selle sliki piirini, kus oli ref, oli reaalne probleem. Ehk siis ei saa isegi kiirendusrajal nagu isegi kiltsil seal, kus meil oli see kunagine prep siis on ju. Et ta ikkagi on liben. Ta ei hakka maha ja siis me ka otsisime seal seda küll kiigepikkust ja asju on ju. Aga katsetasime seal ka mingisuguseid rinka, vihmareffe ja siukseid asju. Ka siuke okei, aga ta ei ole see. Selles mõttes tal on jälle hästi palju seda tühja kohta seal sees. Klotsidest koosnev stiilis. Näed, et sul ei ole seda piisavat pinda. Just, pinda ikka pole nagu jah. Et siis nagu sealt jälle võtab teisipidi maha. Ta on küll hästi pehme. Ma tahtsin öelda, et vihmarefid, vihmaslikid on tavaliselt veel pehmema seguga. Nad on ikka väga pehmed. Seal on nagu väiksed kustukummikuubikud põhimõtteliselt. Aga ongi see, et kuna tal on need veesooned, siis sul lihtsalt kontaktpind väheneb. See tavaline slik, seal on juba kulumise probleem tekkis minu meelest mingitel mitmepäevastel võistlustel. Sa lihtsalt kulutad selle ära, nii kui sa burn-out'i seal teed, lihtsalt kulub nii kiiresti ja tavaline slik nagu toimis ära. Sellega sai sõita küll. Aga seda proovida nagu a la chopperi mehed, et lihtsalt laiemat või kuidagi või... No meil ei olnud ju neid asju. Ehk siis sul on ju ketijooks, vaata. Sa ei saa ju minna nagu ketiga kaugemale. Ta on niikuinii nagu võrdlemisi välja lähedal originaalis. Siis peaks hakkama nagu väljundvõllil tulema ka kaugemale, aga see juba läheks, siis on juba raam ees. Vaikidel ta ei ole nii lihtne. Et vaikidel on see peaaegu et teostamatu, siis peab väga suuri raami ja kere ümber hakkama tegema. Siis ta ei ole enam igapäeva rattal. Meil nad olid igapäeva tsiklid põhimõtteliselt. Me kütsime nendega samal kujul nagu igal pool. Võistlustele kohale läksite omal jalal või võistlustel? Jaa, väga palju käisime sama sõites ka, jah. Et mandiga sinna. Keegi võib-olla tuli autoga, seal tõi midagi järgi, aga sõites ikka, kõik kes sõites. Aga lähme tagasi nüüd selle sama esimese turboka juurde, et siis sa juba sõitsid ju käisid sõitmas võistlusi ja asju. Mis need esimesed ajad olid üldse? Me päris pikalt jahvatasime madalat 9. Nagu sealt me ei saanud kuidagi välja. Aga see oli siis nagu hästi kiire hüpe, et nii kui turbokas oli, siis natukene stardis said pidama.
juba oli kohe 9. Sa oled ikkagi kohe madalas 9 või 9.5 kandis, mis on nagu täitsa okei mootorrattaaeg. Ma ei tea, miks ma tahaks seda mäletada, et meil oli siin Eesti kiirendus mingi periood, kui jätame nüüd autod välja, Kuriks ja Vitsut ja need mehed kõik on ju. Et siis oligi see, et tsiklid olid tegelikult kiiremad. Tsiklid nagu mingisugusel ajaperioodil ma nagu ise tahaks seda mäletada, et jah, nagu Soomest tulnud suure slikiga autod või siuksed asjad, nemad sõitsid jah, 8 keskele või niimoodi, aga nagu ülejäänud autode võrdluses siis tsiklid olidki vaata sekundi kiiremad. Vot pole võimatu, ei oska öelda. Ma selle auto asjaga niuke algusaastatel absoluutselt ei tegelenud seal kiirendustel. Et ma nagu üldse nagu ei pööranud tähelepanu, mis need autod seal kiirendusvõistlusi teevad. Me tegelesime oma mootorratta asjadega seal ja seal oli nagu piisavalt tegemist. Väga huvitav aeg oli näiteks kunagi, kus 600-sed tsiklid olid kiiremad kui tonnised. Meist kiiremad. Et see 600-ste ajastu oli päris vinge kunagi, et seal olid mõned päris kuumad sõitjad ja kes ikkagi väga tõsiselt ehitasid neid rattaid. Mati Põlluste ja Korke, Georg Leonov ja Belka sõitis oma Rinka tsikliga seal, Korke neid vist küll ehitas seal ja Sepp ja Nils Laur ja et seal olid vist lausa paar esimest ratast Eestis, mis olid spetsiaalrattad. Nilsil oli 600, vist oli 636 Ninja äkki, mis oli ainult nagu kiirendussikkel. Teised ikka sõitsid niisamaga ringi. Ja seal mindi hästi kaalu peale. Siis nagu kiiresti saab sõita kahte moodi. Kõige parem on, kui sa sõidad seda mõlemat moodi. Et oled kerge ja oled ka võimaline. Aga siis nad ikkagi nii palju nagu pussisid neid 600-seid, need R6-d olid valdavalt siis ja need olid juba nii võimsad, et nad sõitsid tonnistest nagu nibin-nabin kiiremini. Päris piinlik oli, ma mäletan. Väga piinlik. Nad nagu, come on, nagu mingi 600-sed sõidavad kiiremini. Ja neil oli väga atraktiivne nagu see võidusõit. Nad olid hästi pikad, hästi madalad. Nad seal, ma tean, et nad startisid piirajas, hoidsid reaalselt gaasi põhjas. Ehk siis nagu tänapäeval on meil selle asja jaoks launch. Aga nendel olid tsiklid nii pikad ja pidamine oli juba piisavalt hea, et nad startisid isegi. Ma tean mingit paari venda, kes katsetasid vähemalt seda. Eks hoiti lihtsalt gaasi, full flat out põhjas ja lihtsalt lasti klõps lahti. Ja midagi nagu, kuna ta oli nagu piisavalt nagu siuke lahja, siis ta ei tõmmanud siin nagu kuskile kosmosesse on ju. Et siukseid väga kummalisi sõidu asju nägi, aga need olid päris ägedad. Aga see kindlasti ka, et kui sul tuligi see nii nimetatud enda turboka võrdluses mingisugune punnvõr, kes on sus veel natuke kiirem ka, siis see ma kujutan ette, et andis seda. Ma ei mäleta, kas see oli turboka aegadel või oli see siis, kui ma olin vabalt hingama nagu ikka kiigega. Seda ma nagu koju ei pane praegu, aga ega seal nagu väga kohutavat vahet ei tule. No aga ikkagi ma kujutan ette, et nagu ikkagi kui peaaegu poole nagu paberi järgi poole lahjem tsikkel on kiirem, siis see paneb ikkagi rohkem tegutsema. Nad olid hästi väiksed poisid ka, ma mäletan. Nad olid nagu, see oli metsik kaaluvahe igales osakonnas. Et siis, aga äge aeg oli. Ma ei tea, miks mul Korkega tuli see meelde, et kunagi mingisugusel äkki Night Race'il asjal käisin vaatamas ja Korke sõitis 2 tsikliga, 2 tsikliga. Ja seda ta tegi päris nagu mitmeid aastad lausa vist minu meelest. Kus stiilis keegi hoidis ratast ja Korke sõitis tagasi, hüppas nagu tšoki ühelt pillilt teisele ja otse sinna burnout'i kasti. No see nagu trall lõpetati ka ära, siis see nägi väga intensiivne välja nii tema jaoks kui ka teiste jaoks ja see ohutuse faktor seal läks nagu täiesti way off'i minu meelest. Aga noh, selge oli see, et mott oli nagu meeletu. See oli tollel ajal ikka täiesti next level, et mismoodi taheti nagu mootorratta kiirendus sõita. Et seda nagu tänapäeval ei kohta kahjuks. Aga see sinu enda teekond siis sellest turbokast, et nagu see 9 sekundit tuli väga kiiresti ja kuidas siis see nagu see kogu see turbotsikli ja selle elu nagu edasi hakkas minema? Noh, kiirenduse mees tahab ikka kiiremini sõita, vaata. Et tekkisid esimesed 8 sekki mehed, Korke saigi esimesena 8-sse, ma mäletan. Ma vist juhtusin taga isegi äkki kõrvuti tol hetkel sõitmes, kui ma see nitrokomplekti üks kord elus vist tööle ka sai, kus pill reaalselt poole raja peal vaatasin, okei, nüüd see küll tõmbab tal. Lihtsalt läks.
see oli vist äkki mingi Rock Race või mingi sellelaadne toode oli. Täpselt nagu kiireti filmis, et see oli täpselt, see oli täpselt nii, vaatasin, okei, nüüd küll mehel pill tõmbab, et midagi läks seal nüüd paika. Pärast küll lõpus mahlad jooksid, ma nägin seal, mingi kaanetihendid tõstis ilmselt kõik ära ja ma jäin ta juures seisma, sest oli ka tões ladisesse. Aga see selleks aeg oli kirjas ja esimene 8 eestlase poolt oli sõidetud, onju. Aga see aeg, kuidas sealt, autodega oli palju seda, et Soomest käidi ja isegi Rootsis käidi. Aga tsiklimaailmas, kes nagu sealt ülevalt põhja poolt, kus oli nagu kogu aeg meist kiiremad mehed, kas sealt käidi ka siis siinpool? Väga mitte. Nad seda rada kartsid toona ja kardavad siiamaani. Et siiamaani, et see kas või eelmine suvi mingid kodanikud tulevad, sõidavad, ütlevad, et see on nagu katastroof. Üks vend ütles mulle selgeks, see on kõige hirmsam asi, mis ma elus teinud olen. See on nagu siuke, see vahe on tõesti suur. Nende rattad on veel spetsiaalsemad sileda tee jaoks. Meie tee ei ole sile. Et sealt neid ei ole eriti käinud siia. Et vahel satub. Need on siuksed julgemad sellid. Ja soomid on ise mulle kommenteerinud ka. No see on päris kuri vend ka. Ta võib tulla küll sõita seal. Saab hakkama. See on umbes sama nagu Smashil olen mõned korrad käinud, siis Smashil käisid ka mingid konkreetsed soomlased. Sa kindlasti teadnud nimesi. Ma mäletan nii hästi, kui ma mööda Peterburi maanteed sõitsin sinna Rutje poole, siis vaatasid, kuidas Petekal käib on nagu üks sükene umbes nii lai jutt käib üle 2 rea niimoodi. Ja ikka väga-väga pikalt. Ja vahest neid jutti oli nagu mitu. No sommid käisid puntidega. Ehk siis neil oli stiilis isegi tiimiliinibuss. Seal oli virnadega rehve. Seal oli nagu bussi kõrguste virnadena rehve. Ja siis nad seal nagu 3 päeva siis lihtsalt hävitsid neid rehvivirnasid. Ja nad on nagu see vana bomberi nii-öelda kultuur on seal siiamaani nagu väga teema. Et see on neil väga ammu olnud. Nad on mootorata kultuuris nagu võrreldamatustes kaugustes Eestiga. See on, me räägime täitsa teisest kohast. Et see, ma isegi ei näe, et Eesti sinna jõuaks nagu mitte lähiajal või kas üldse. Siis mootorratta aeg hakkab vasti otsa saama juba siuke tunne, et hakkame siin mingisuguseid kellasid uuesti üles keerama või elektriga urrima. Aga see on väga-väga suur vahe. Väga palju rohkem inimesi tegeleb sellega. Ja Kaapsu on neile väga ammu meeldinud teha. Nii tänaval kui ka kiirendusel. Nad on väga nagu head selles. Aga seesama nüüd, see sinu Korke tegi esimese 8 ära. Sinul kuidas siis? Seal vahele tuli äkki Nils, kes ostiski, minul oli tol hetkel see Gixxer. Nils ostis kohe selle turbopusa Inglismaalt. Ma ei mäleta, kas ta sellega sai 8. Ei ütle. Peast ei tea. Aga ma arvan, et ta kas siis sellega või siis selle kavaga, mille ta ostis ka Inglismaalt. Et mingite asjadega ta hakkas seda 8 seal kütma ja lõpuks küttis juba rekordeid selle mingid asju. Sest Nilsil sõidetud rekord püsis ikka. See püsis ikka kaua. See ikka hakkas juba täitsa mingi... Hakkas ikka pinnuks ilmas olema võib-olla, mis asi see oli ja arvestades, millise raja peal ta seda sõitis, on see ikkagi siiamaani päris muljetavaldav tulemus. Et meil on ju rada ikkagi paremaks kogu aeg tehtud ja tema sõitis selle 8-7, mis ta seal oli. See oli nagu kõva asi. Seda tänapäevalgi mehed ei sõida. Aga mis seal siis nagu nii teistmoodi oli? Kas ta oli ise siis nagu nii palju kõvem sõidumees ja see tsikkel oli nii palju parem või nagu et 2 sümbioos? No need olid ikkagi, see oli kindlasti sümbioos. Nils oli ju väga sõitja. Ta oli siuke päris süsteemne esiteks, mis oli nagu tema puhul kindlasti suur eelis, et ta ikkagi, kui ta tegeles, siis ta tegeles. Ja rattad olid muidugi head, et turbopusasid meitemaal ju tegelikult nagu polnud ennem. Et seal olid nad olemas, sai osta, tema sealt hangeldas nende ratastega. Siis talle ka sattus päris vahvaid asju siia meitemaale. Osad sõidavad siiamaani. Ma just tahtsin öelda, et see tegelikult ju see, millega ta rekordi sõitis, see on ju siiamaani. See on ju ERMide käes hetkel, et selle õnneks nagu ta ei läinud kuhugi ära, et praegu on täitsa tabelis. Ja ma arvan, see hooaeg on sealt täitsa tulemus midagi. Peaks olema enam-vähem praegu jälle. Ühesõnaga, sa lähed seal kallal mingit... Me tegime natuke, midagi tegime. Tal on seal igast asju tekkinud, kuna teda on nagu päris palju nagu lihtsalt kasutatud. Aga keegi ei ole väga palju sinna effortit pannud. Et nüüd me oleme pidanud paraku sinna panema nagu oma jagu küll käigukasti ja küll mootori poolele igast asju. See seismine ei tee neile head. Kui nad on spetsiaalrattad, siis nad seisavad hästi kaua. Ja see ei mõju üldse hästi.
Ja neid 8 mehi meil ei ole jah Eestis palju, nüüd neid on võib-olla mingi 6 või kokku, kes üldse on saanud. Sina, šef, Silver šef. Jah, Erki sai ju ikkagi. Jah, siis sai Raine Lemvald, kes tõi ka omale ühe päris vahva siukse helesinise mingisuguse kikestuuni, kus lasi värvida mingi pillitonnis. Aga nüüd ta on täitsa jah, kadunud pildilt. Oliver ka või? Oliver sai, nüüd see minu vanarattaga Aldar. Ja ongi 6 juba. Vist midagi on veel, võib-olla on jah tükki 2 veel. Vahepeal oli siuke, vaataski 3-4 ainult, polegi nagu väga palju, aga siis ikka hakkas tulema. Eks need rattad, nüüd on enam-vähem see nagu retsept teada ka, et vaata, kuidas neid nagu sinna saada. Aga no huvitav on see näiteks, et kui nüüd mingisugune semu või noh, valdavalt on kõik ju mul mingid semud siin, kes lähemalt, kes kaugemalt, siis see ajaaken, millal saada 8-sse ennast on umbes lähes 3 hooaega. Okay. Et mootorrattaga, et see võib sul olla see 8 sekki pill, aga sa ei saa sellega 8-sse lihtsalt. Seda ei juhtunud. Mul oligi see ka, et kui sa ei ole megatalent mingisugune. Sul ongi see, et Allan Rosenberg, kes ka ju vaheldu veduga käib sõitmas, on mul väga hea semu. Ja temalt seda tsikli juttu minu jaoks on vist kõige rohkem tulnud. Ja just samamoodi see ka, et nagu minu jaoks vahepeal oligi see küsimus, et kurat, nagu tsiklid on võimekad ja nad nagu, kui sa paned mitu tsiklit kõrvuti, et nad on nagu tegelikult suht sama potentsiaalirikkad, aga vaatad see ajaline asi, mida mehed sõidavad nii erinev. Ja siis oligi see ka, et ja nad ei ole nagu alati nii konstantsed. Jep. Ja siis oligi see, et Allan selgitas selle mul kõige paremini välja, et nagu start on A-jahu. Jep. Ja starte tehakse ise sidurit libistades, et sul ongi see, et sa ise teed oma stardi aga käsi ei ole kunagi nii konstantne võtta. Ja see ongi see, millest see vahe sisse tuleb, et see on ka see, et see on ka see teema, miks on see nii-öelda 2-3 hooaega, kus sa saad reaalselt selle kogemuse ja arusaamise, kuidas see asi toimub. No alguses on üldse rahva ees, ma mäletan omast täitsa algusest, et nagu ei ole väga hea, kui kõik vaatavad. Äkki midagi juhtub. Et siis see nagu segab ka nagu seda, aga no nüüd on meil siukest know-how'd nii palju, et kui meil tuleb keegi uus huviline, kes päriselt hakkab ikkagi nagu tegelema, siis hästi kiiresti saame ta kuhugi maani vähemalt, et selliseid vältida siukseid mingi stiilis otse orbiidile sõitmisi ja mingid, ma ei tea, drop-klats, ma ei tea, backflippe ja neid asju nagu vältida, vaata, sest neid on olnud ajaloos. Nagu, et meil on just, ongi see ise ei ole nagu hea. Ise tsiklitest nii palju ei tea, aga on meil stardis mõni mees selja peale ka ennast. Ikka on. Väga vahvaid pilte on Eesti mootorratta ajaloost. Tartus üks kodanik ei lasknudki mootorratast lahti. Esimest korda pani vist pika kiige peale pilli, madalaks ei teinud, väga huvitav nägi välja, mingi paik oli, ma mäletan, mingi Kawasaki 1000. Kus ta nagu oli hästi kõrge, hästi pikk. Ja ta suutis selle nagu muidugi täiesti lendu lasta stardis. Ja siis ta ei last lahti sellest. Ja siis keegi tegi väga head pildiseeria nagu klõksis niimoodi, mingi fotograaf. Okay. Ja siis see, kuidas tüüp kerkib niimoodi, ripub lenksude küll, järjest sikkel läheb. Ja siis lõpuks kõik see mant pudiseb kuskile maha, vaata, et see ei ole nagu hea asi. Tikkel tuli tal täitsa peale või kuidagi? Tal mingi käega midagi juhtus, aga midagi hullu ei juhtunud. Nagu otse sikli alla ta ei jäänud. Et see sikkel läkski mingi otse püstis külje peal, kukkus maha. See oli päris kõrgel, et tagaratas oli ka siuke maast ikka siuke pool meetrit, vaatad, hea. Ja neid olukordi on olnud küll, kus nad ikkagi lappesse lähevad, et selle handlimine on selline hea, kui sa oled nagu niisama ka mootorrattamees, vaata. Et hästi, mida rohkem sa sõidad, seda parem see nagu on. Et tulla lihtsalt träägi paugutama, no siis peab lihtsalt mingi talent olema. No vaata, see on täpselt sama ka, mis kõik arvavad, mis ei ole, et otse sõit, see on nii lihtne ju, vaata. Seal on kõvasti handlimist, eriti Eesti rajal, et meie juba kiirete ratastega, mina ütlen ausalt, enne teist käiku seal nagu midagi laias laastus sa ei tea, mis sa teed, et seal käib kõik lihasmälus juba. Et Soomes on palju rohkem aega. Seal nagu saad päriselt isegi vaadata mingeid asju mõnikord seal, aga Eestis on see hästi nagu pampi kõik. Mul endal üks asi ka, et natukene võib-olla liiga nagu lollist öelda, et nagu tsikliga see kiirendamine, et nagu see kiirendamise osa tundub minul isiklikult lihtsam olevat, et saada stardist finišisse. Aga minu ajaks nagu tsikli puhul nagu kõige keerulisem tundub see, et finišist saada pidama. Eriti nagu see nagu nende plaatide asjade peal, et ma ei mäleta, kas ma rääkisin sinu või Silveri või kellegi, kes ütles ka, et tegelikult ongi pidurdada keerulisem, sest et sa ju
no kõige parem on mitte pidurdada. Ja, aga et oligi see, et hästi trikk ka, et tõsta püsti ennast. Ja seal mina isiklikult ei pidurda nagu seal vähemalt, noh, sa ei saa peale joone ületamist hakata pidurdama, see on see müra ja see foon on nii jõhker seal, sa oled ju lähes 300 kiiruse peal, et see nagu väga raske on oomata oma pidurite nagu seda rakendumise jõudu nagu. Et mina isiklikult ei tee seda, ei soovita kellelgi teha ka tavaliselt, et sa lihtsalt põhimõtteliselt tõstad ennast nagu tsiklist lahti ja see õhutakistus on nii suur, et see juba pidurdab nagu väga piisavalt. No see ongi siis jõuad mingisuguse kiiruseni, no siis saab juba pidurdada. Mõnes mõttes efekt on sama nagu autodel varjuga. Et absoluutselt. Sa lööd varju lahti ja varju on see, mis sind hakkab hoopis pidurdama. Kahtlustan ka, et seega seal selle 250-300 pealt neid pidureid näppidega, see on nagu nende jätkusuutlikkus ka kuigi pikk seal ilmselt ei oleks. See on tavalised asjad, see ei ole meil mingisugune ma ei tea, motoringraja või GP-rattad, millel on vastavad detailid, et seal kindlasti saab pidurdada, sest kõike pidurdavad. Nad on tänaval ka mõeldud kiiresti sõita ja nad on tehasest tulnud ringraja võimekusega. Ehk siis meie kasutusaeg, mis nad mõeldud on ju väga väike tegelikult. Et kui siin teatud kodanikud nagu kardavadki neid mootorrattaid nagu ekspluateerida piisavalt, siis ma kogu aeg räägin, et see, mille jaoks need mootorrattad mõeldud on, sina ei suuda kunagi nagu sinna minna. Meie siin Eestis ei suuda. Neid Eestis... Nad on ikka päris suure varuga, kõik need pidurid ja asjad ka. Neid kindlasti saab pidurdada. Aga kui turvaline see kõik on, see ei ole. On ka käpuli oldud seal lõpus. Näide on ju Speedestilt, kus üks daam meil pidurdas nii, et keegi näinki, et mis see mäedaga toimus. Läheb üle mäe ka ja polegi, ei tulegi tagasi. Mis sai siis? Rahvast keegi hakkas karjuma, et ta kukkus vaata. Mis seal siis juhtus? Minu mäletamist mööda ta lihtsalt pidurdaski. Aga sul on nii suur hoog, et sa ei suuda seda tunnetada, kui palju sa pidurdad. Ja siis pidurdadki alt ära lihtsalt. Ja siis oligi see, et kas siis ala tagapiduriga liiga palju ja läheb lohas? Kas või esipiduriga, midagi. Kui abes on, siis ilmselt on täitsa suva. Siis võid seal krahmata kõik keebleid ja talludes otsas, siis ei juhtu midagi. Aga need kiirenduse asjad on niisugused rohkem analoog asjad. No sama, mis me rääkisime ka, et kaal. Mida rohkem sa neid asju sealt küljest saad ära loopida, seda paremini see ju mõjutab. Meie muidugi Eestis käitume sellega veel võrdlemisi konservatiivselt, et muu maailma kiirendus ikkagi läheb ju väga all in. Meil on ikkagi pidurid küljes ja vedrustust üritame ikkagi säilitada ja vedrustuse käigud on lausa reeglites ja sommidel on seal niimoodi, polegi põhimõtteliselt vedrustust. Refi peal põhimõtteliselt on kogu vedrustuseks. Ja sõidavad ka ja töötab, et ei ole probleem. Meie rada seda minu hinnangul vähemalt ei võimata. See eeldabki ju siledat õiget asja. Jep. Et siin enda mõtte järgi isegi kiltsil seal ikkagi nende nõukoaegstel plaatide peal et ei ole, kuidas nendega tehtud on, aga siis nagu ilma vedrustusega. Ja see on väga piiri peal mootorratastel. Nende juba kiiruste juures, mis mina isiklikult seal sõidan vähemalt. Et seal on paar korda hooajal on ikka sellist korralikku tanksläpi laadset asja, mis ei ole nagu üldse mugav. Sa ei taha nagu maha ka lasta, kunagi ei tea, millal see vend mööda lendab sul seal enne joont. Et siis sa nagu kannatad seda ära seal, vaata, eks nüüd on nagu natuke siukest kogemust ka teada, et okei, las ta siis natuke lappab, vaata, püsib enam-vähem joonte vahel, siis nagu lendame üle ära, siis vaatame pärast edasi seal, kuidas me seal saame. Aga osadel on läinud ka täitsa lappama, et selles mõttes mingi tanksläpi asi on väga teema. Ja just streetbike'idel. Streetbike'is on ta just mingi asi, et seal on kuidagi, tsiklid on kõrge vedrustusega ja tõstab eest nina kõrgeks ja nende inimeste või sõitjate enda asend on ka nagu vale. Nad ei lähe nagu piisavalt sinna paagi peale tsiklisse sisse, jah, et siis kui sa seal kuidagi natuke siuke matkamees oled, siis sa võimendad seda efekti. Su veel enda tuuletakistusega, ka tõstad kõike pilli kergemaks ja ma arvan, et seal on mitu asja koos. Aga see rada on primaarne, mis paneb nagu praegu piirid. Rajast rääkides, et ongi see, et see viimase hea võrdlus, et Ülenurme, mis on tegelikult ilus sile, aga libe versus Kiltsi, et seal nagu Ülenurmel vist ongi see häda lihtsalt, et sa ei saa seda Ülenurmel ei saa turbomootorratastega üldse sõita. Eelmine võistlus ikkagi reaalselt juba
enamus turboomanikke nagu ütlesid koha peal, et noh, sellel hooajal nemad ei plaani sinna tulla. Sest et see on juba nagu lihtsalt täitsa mõttetu. Sa ei saagi sõita. See on nagu käigukastile krusu, kuna need on otsekastid, shifteriga lülitused, siis wheelspinnis sikkel käiku ei vaheta. Ehk siis sa trambid selle käigukasti otsas seal ja ta ei vaheta käiku, siis ta lendab sul kella piiresse ja siis on nagu järgmine pahandus, see ei ole ka nagu hea. Ja hästi raske on nagu paigalt minema saada. Vabalt hingavad on kõige kiiremad. Ehk siis võta tavaline tonnine mingi paik ja küta seal ja turbokad saavad kõik seal ilusti. Ma just tahtsin öelda, et ma mäletangi eelmisest aastast, siis 25 aasta sellest ülemaailma võistlust seda, et Allan ja Tarmo, kes ongi siis oma nitroratastega. Slash vabalt hingavad. Jah, ehk siis ongi see stardist nad lähevad niikuinii vabalt hingavana minema. Et see vaatasid ka, et nemad olid sellel hetkel nagu selle võistluse kiiremad. Nad ongi alati kõige kiiremad. Nüüd viimane kord olid ka. Poleks see võistlus katkestatud, oleks ju, Tarts oleks kindlasti selle võitnud. Ta oli nagu päris palju nagu kiirem seal kõikidest turbokatest ja asjadest. Et mis oleks iseenesest jumala äge olnud. Aga kui sa kõik selle komplekti enda jaoks nagu lõpuks välja mõtlesin, et tahangi minna sinna, siis võiks nagu mujale minna. Et mina vaatangi selle pärast nagu rohkem sinna põhja poole, et need Lätid, Leedud on ka ju kõik läbi sõidetud, et minu jaoks ei anna need ka nagu lähes nagu mitte midagi nagu isegi meie lähedast tulemust, veel vähem midagi paremat sealt otsima minna, et seal võib käia niisama küll, aga mitte nagu päriselt sõitmas. Päriselt sõita saab hetkel ikkagi Soomes ja ilmselt siis Rootsis, kui Tjerpi minna, et sinna tahaks ka minna. See oleks vahva. Aga Lätis, Leedus ja Soome ja tulevast Rootsis, sellest me räägime sinuga juba järgmine nädal. Teeme nii. Nii et täname ja uuel nädalal kohtume Davidiga.